kullatud munavalgele siis lisame peekoni ja marineeritud kurgi. Segame ilusti läbi ja kuidas me ta siis nüüd lõkkele paneks, kuksaga me teda panna ei saa. Lõkkele panekuks kasutame apelsiinikoort. Ja nüüd me paneme ta lõkkele ja umbes 15-20 minuti pärast näete, mis siis välja on tulnud. Apelsiini kaisutus siis läks ta ahju siis, kui mul oli munavalge segatud komponentidega pandud apelsiini koore sisse. Kui ta oli pool küps, siis ma lisasin siia peale munakollase ja panin uuesti ahju. Nüüd on küpsenud ka munakollane ja munavalge ja nüüd on siis tõe hetk, et kas minu apelsiini kaisutus on ka söödav. Hea, on täiesti hea. Soovitan proovida järgmine kord metsas olles. Head isu! Tere tulemast siis meie tänase päeva toiduklubisse. Et hästi palju käivad noored ja siis teised suured metsamatkad ja väga tihti satuvad neile kaasa üks konservid. Tänaseks on meil selline veeliks, aga pilaf. Et hästi palju me tavaliselt näeme, et võetakse seda külmana eriti talvel, nagu täna meil siin on miinuskraadid ja siis hakatakse külmana lutsikaga otse sööma. Aga meie kogemused ütlevad seda, et külm toit talvel ei ole teie seedimisel mitte hea. Ja selleks teeme natukene siis seda soojemaks, et oleks vähe maitsvam ja et oleks ühe parem, siis alati võiks kaasas olla väike sibul ja väike küüslauk. Hakkab tööle. Need annavad üht-teist juurde. Ja loomulikult meie kaasas olev gaasivliit, hästi mugav, kootsi kateloki sihuke see kaan. Avame selle sujuva liigutusega. Teeme siit lahti. Ja näed, mis me näeme? Ongi riis. Natuke panime ka vett sinna põhja, et ta päris põhja kõrbeks. Selleks, kuna me mootorõli me ei saa kasutada, võtame siis ühe abivahendi ka veel lisaks. Kõige tähtsam, mis alati on lusikat on vaja, et seda siit kätte saada. Sibul on hakitud, küüslauk on hakitud, lähevad kateloki kaane sisse. Ja nagu te näete, et see konserv on väga külm ja tugev, tuul ka järjest tõuseb, et seda külma riisi siit süüa pole eriti hea. Ja selleks, et siit jälle kätte saada, oleks parem hea, kui me saaksime seda kuidagi siit kätte. Ja see nii külmud, et seda saaks ka välja. Et alati lõbus oleks, siis te saate siit järjest välja võtta. Sinul tuleb see kindlasti parem välja. Ma aitan kohe. Ma hoian siit teise käe kinni, et see ümber ei kukuks. Et ka teinekord matkal käite, olge ikka lõbusamad. Ja olge viisakamad. Uhutus eelkõige. Nii, nüüd on see purk tühi ja nüüd me ja järjest soojeneb. Väga õige. See on kõige tähtsam talvel, et saaks sooja toitu. Et ärge võtke külma konservi lusikaga. Veel hullem, mis me oleme vahepeal näinud, on see, et võetakse konservi ja see on nii kõva ja külmunud, et lusika sisse läheb. Lõigatakse noaga kuubikud ja süüakse seda. Ehk siis tegelikult ikkagi talvel oma tervisest hoolitseda. Ja ka täna midagi teha ei ole. Kevad on peaaegu käes, aga meil siin pool meetrit lund, -8, ehk siis soe toit läks poole paremini peale.
ja loomulikult, et selliseid asju siis mõnusalt teha, näed, juba kerkib, lõhnad on tunda ja see sibu ja see küülsauk seal juures, vot see on see kõige parem asi, mis alati juurde läheb. Et seda ei unutage. Väike küülsauk, väike sibul alati seljakoti kaasa, kui kuhugi metsa lähete. Te saate selle konservi või mingi muu asja teha tunduvalt maitsvamaks. Ja selleks, et oleks nagu kõige parem, juba hakkab looma, ma võin natuke segada. Mina nii kaua lõigun lahti siit päevase soolakurgi, mis on hea ja värske. Et ei unustage segamast, sujuva liigutused ühelt poolt ja teiselt poolt. Oluline on see, et poolt jäi kõrbeks. Head isu! Tere! Täna teeme siis sõjaväe toidupakist käepäraste asjadega kooktorti. Kuna Valga põhikoolil on sünnipäev ja seal on siuke konkurss, kus peab kooki valmistama. Meie teeme siis küpsistest, marjadest ja šokolaadist sellist torti. Me kastame küpsised kakaopulbriga joogi sisse, et neid lõotada ja paneme sellisesse konservi, kus ta saab siis ilusa ümara kuju. Marjad me paneme siia topsi segamini, siin on pohlaad ja rosinad segamini, siis saab nagu segamini neid panna, ei lähe niimoodi, et ta oleks mingi ebavõrdselt. Šokolaadi sulatame me siin külmuse peal ära ja siis hiljem kallame koogile peale. Et veidi magusust siia juurde tuua. Tulemust näete, kui on valmis. Siin valmis meil siis ilus kook. Panime küpsise šokolaadi peale. Panime veel ühe küpsiseid. Panime šokolaadi pallid peale pähklitega ja rosinad ja marjad veel peale omakorda. Ja valmiski siuke ilus kook.